era tu lady, pero ha pasado el tiempo y tú te olvidaste de mí. Oh baby, yo era tu lady, pero las cosas cambian, ya no me importa más. Always listen what they said, alright. Not to me, not to me. You deny being selfish, that's a lie. I'm still here, I'm still here. You're talking about you, yourself. I'm in silence, lost in my head, my mind. You're talking about you, yourself. I'm in silence, I'm in silence. Yeah, we went from saying I love you to not even saying goodnight. From making love to always ending enough. Käes on siis esmaspäev ja kell on saanud 9. Olen ma Preveniga juba natuke aega tagasi ärganud. Täna on siis see päev, kui Preven läheb natukeseks ajaks üksi lasteaeda. Jaa! Kohe enne kamib juukseid. Ühesõnaga, täna on siis see päev, kus Preven läheb üksinda lasteaeda natukeseks ajaks, küll 8 tunniks. Aga sellegi poolest. Esimene kord, ehk siis näeme, kuidas läheb. Mina olen isegi põnevil. Tahaks teada, kuidas tal läks ja kuidas tal meeldis ja sest ta rääkis juba eelmine nädal, terve nädal lihtsalt rääkis, et tema tahab ka lasteaia tuppa minna. Kõik lapsed ju lähevad peale õues käigu lähevad tuppa, et nemad siis said seni seal õues nendega mängida. Aga et tema tahab tuppa minna. Nii et täna on siis see päev, kus ta saab ka tuppa minna. Nii et ma loodan, et ta läheb kõik hästi. Ma tahaks ise minna raamatukokku, ma hakkasin eile ühte filmi vaatama. Ja sellel on nagu siuke, kuidas öelda, nagu jätkufilm, mida on. Aga miks mitte lugeda enne raamatut läbi? Vähemalt niimoodi, et ma olen ühe raamatu läbi vaatan uue osa, sest neid osas oli minu arust 5. Ma ei jaksa siin ära oodata, et ma saaksin minna seda Dance With Us. Tahaks seda täiega vaatama minna, ma ei jaksa lihtsalt ära oodata. Äkki homme, kui Keitsul on vaba, ta ise ka vist ütles, et teisipäeval, nii et mul on siis vaja Prevenile leida keegi, kes teda vaataks. Jah, see on vaatama, kuidas sellega läheb. Aga praegu, ma ei tea, mis ma nende juustega teen, mul on mustad need jälle. Ühtlasi ma ei ole veel teist vlogiga ära lõpetanud. Mul on editimisega poole pealt, ma vaatan. Äkki ma saan täna ära edititud ja siis panen ülesse. Aga samas, kui ma olen raamatukokku ja ma saan need raamatud, siis ma kardan, et ma olen jälle raamatustega kinni. Ma ei saa mitte midagi tehtud, kaasa arvatud enda tööasja. Talisel hakkas täna jälle see ülikool pihta. Nii et ta võttis arvuti kaasa ja ega ma arvutis siis väga midagi teha ei saa. Mul on nagu enda arvuti ka. Kõik asjad on nagu Talise arvutis. Et ma vaatan, kui tööd teha ei saa ja raamatut ka ei saa, siis ma editin, aga kui ma raamatu saan, siis ma kardan, et ma hakkan seda lugema. Ja ma ei tea, millal ma siis selle eelmise nädala vlogi ülesse saan. Aga ma püüan seda ikkagi tänase päevaga teha. Preven ärkas paha tujuga, nii et see on halb märk. Aga äkki, kui ma talle kohe hommikusöögi ette panen, äkki tal tujuga natuke paraneb, ma ei tea. Ja praegu on asjalood nii. Ja mina praegu panen ruttu ennast valmis. Annan Prevenil hommikusöögi, panen Prevenil hommikusöögi ette ja siis peabki juba minema. Nagu, samas oleks hea, kui me saaksime oma Keltsuga seal linnas ära käidud, siis me äkki leiaksin mingisugused siseelanud. Praegu tal oleks olemas, aga ma ei tea, kas ma tahaks talle just täpselt selliseid nagu sinna sisse. Aga samas nagu tegelikult ju vahet üldse ei ole. Lihtsalt ma olen nagu enda selles visuaalis täiega kinni millega pärast. Keegi millegil kirjutas mulle, et näita enda hommikust rutiini.
asi on selles, et mul väga ei eksisteerigi sellist asja. Ma teengi enam-vähem endal songsi korda, pesen umbad ära, loputan näo ära. Kõik, nagu reaalselt. Meiki ma tavaliselt ei tee. Mul vahepeal olid need kunstripsimed peal ja siis ma hakkasin seda Maxi ühes ripsmiseerumit kasutama, nii et nüüd mu enda ripsmed on ülifainid. Nagu eriti kui nad ära värvides, nad on täitsa piisavad, nii et mul ei olegi midagi vaja ja nagu ma ei näe mõtet enam ripsmeid panna, sest et ma ei tea, ei pea kogu aeg mimmu välja nägema. Ja põhimõtteliselt, mis ma tahtsin öelda, et mul ei olegi mingit hommikust rutiin, ei ole mingi skincare, mingi girly. Ma olen no skincare girly pigem, reaalselt. Nii et põhimõtteliselt praegu saite mu hommikuse rutiini osaliseks. Ja that's it, nagu õhtul ka. Käid loputamas ära pesus, nagu puhtaks, hambapesu, seerum peale, huulepalsam, kõik. Nagu reaalselt. Ma ilmselt nüüd kaotan jälgijaid, aga nii on, mis ma teha saan. Nagu. Ma olen hästi lihtne inimene. No tõesti on. Premen ootab seal. Kule, aga meil hakkab kiire. Sellisena ma lähen, ma veel vahetab mingid riided ära ja võt, olen valmis. Tšau. Kus tulid, Premen? Lasteaeda või? Nii, meil läks nii kiireks, aga ma tõin nüüd Preveni lasteaeda, olin temaga mingi 10 minti sees ka ja siis mõtlesin, et kas emme võib minna, siis ta ütles jah, siis mõtlesin, päriselt võin minna, siis ta ütles ei või. Aga siis ma ikkagi ütlesin, et emme käib korraks ära, et emme varsti tuleb, siis ta ütles okei, tšau, või nagu nii lihtsalt käibki või? Nagu päriselt või? Ma ütlesin, et ole tubli poiss ja siis ta ütles, eks, olen. Nii et ma ei tea, nii käibki siis või? Ma arvasin, et esimene lasteaiapäev, see ei ole küll täispikk, aga ega ta, ma arvan, päris täpselt aru ei saagi, kui kauaks ta sinna jääb, aga 8 tunniks ilma minuta. Ja siis ma arvasin, et see on nagu jääb nutuga sinna ja pean talle lehvitama seal niimoodi ja ise pillima, aga nagu nii kergelt läheb, no jumal tänatud. Väga äge, ma ei tea. Jah. See tõestab ainult seda, et mu laps on suureks kasvanud ja tal on see sõpruskond ja selline asi ka väga oluline. Nii et okei, ma igatahes panin telefoni häälele. Vaatan, ehk nad helistasid mulle, et Preven nüüd järsku karjuma hakkas, aga no kes seda teab? Ma siis korra käin kodus ära, teen kiire koristuse ja siis käin raamatukogus ära, nii et vaatame, kuidas sellega läheb. Imelik tunne. Kes ruttu koerdaga uues viisin nad aedikusse. Ma isegi ei tea, mis meelel on mind valdavad praegu. Ei, ma olen nagu kahtlemata Preveni pärast nagu õnnelik. Tundub, et tal nagu meeldib seal vähemalt siiamaani. Tal küll täna on nagu esimene kord ilma minuta, aga mul nagu praegu juba tundub, et ta nagu jäi sinna hea meelega. Ilmselt tal ei ole veel 100% nagu kohale jõudnud, mis see täpsemal nagu on ju, et nagu mõni päev ta peabki olema seal nagu õhtuni. Aga ma ei tea, eks siis ma ei hakka asjadest nagu ette tormuma. Vaatan, kuidas temal enesetunne on ja eks neid tagasilööke võib nii võina tulla. Kindlasti mõni päev on selline, kus ta üldse ei taha minna. Täna me läksime kella 10-ks. Nii, muidu me hakkame minema mingi kella 8-ks, 8:15, neil on nagu hommikusöök on ja järgmises nädalas siis juba. Ja nagu siis ma arvan, ta hakkab nagu seda õiget lasteaeda nagu kätte saama ja vaatame siis, kuidas läheb. Aga praegu ta jäi sinna väga ilusti ja nagu mitte, et ma üllatunud oleks, ma nagu eeldasingi seda millegi pärast, et ta jääb ilusti, sest ta ikkagi tunneb enamusi juba sealt. Ja Kerli on seal nii, et ära üldse pabla, Kristiina. Ära üldse pabla. Jah. Nagu nähes, ma ei tea, kuidas ennast tunda. Nüüd tee ruttu kiire koristuse, ma käin Raplas ära ja siis ega see aeg läheb kiiresti, siis ma pean juba Prevenile järgi minema ja äkki jõuan enne mingi lõunasöögiga kokku keevitada, okei.
ma ei lobise enam. Lähen tegutsen. That's a lie. I'm still here. I'm still here. You're talking about you, yourself. I'm in silence, lost in my head, my mind. You're talking about you, yourself. I'm in silence. I'm in silence. Yeah, we went from saying love you to not even saying goodnight. From making love to always ending in a fight. You never care how I feel, how I look now. You set fire to my heart. Yeah, we went from saying love you to not even saying goodnight. From making love to always ending in a fight. You never care how I feel, how I look now. You set fire to my heart, to my heart. No nii, kaunis teisipäeva siis. Kell saab varsti 12. Ma olen ennast juba valmis sättinud. Ja meie lähme täna Kelsuga lõpuks ometi vaatame seda filmi. Ei iial enam. Ja me lugesime mõlemad raamatud läbi. Mul on ülikõrged ootused selle filmile. Ma ei hakka nagu valetama nagu. Ma ei jaksa roodata, et ma seda näeksin. Sest et mul on kõik pilt silme ees, kuidas see film nagu peaks välja nägema, aga kuidas nemad selle lahendanud on, ma ei kujuta ette ka. Nii, eile ma käisin seal raamatukogus. Ma vist ei näidanud, mis raamatu ma võtsin. See raamatusari pärast Anna toodi oma, seda ma ei saanud, sest et Raplas lihtsalt ei ole ainult esimene osa. Aga ma võtsin siis Colleen Hooverilt veel selle lootusetu. Ma olen suht poole peale jõudnud. Eilsega siis. Nii et ma olen täiega andnud hagu. Lihtsalt tunnen, et ma pean kogu aeg lugema. Ma võtan selle rongiga kaasa, kuigi ma peaksin terve aeg ilmselt editima. Aga ma vaatan, kuidas sellega läheb. Ja siis ma võtsin Kahetsuse värv ka Colleen Hooverilt. Ma vaatan, ma pole isegi selle raamatu kokkuvõtte mitte lugenud. Aga ma annan sellele ka võimaluse. Ma guugeldasin selle raamatu kohta, peaks ka olema film, nii et me tegime Kelliga uue kokkuleppe, et mõlemad loeme selle läbi ja siis otsime kuskilt selle filmi üles ja vaatame seda ka. Aga see raamat, mulle täiega meeldib see. See on nagu, tegelaskujud on küll minu jaoks natuke liiga noored, võiksid olla vanemad, aga selles mõttes vahet ei ole. Sisu on hea. Lihtsalt ei jaksa ära oodata enam, kuni ma saan lihtsalt seda filmi näha. Ja eks ma siis annan teile teada, kuidas läks, aga ma mõtlesin, ma paneks äkki selle triiksärgi peale paneks ja ikkagi, kuna sügis on ju nagu selle siia peale, ma ei tea, ma ei ole üldse triiksärgi kandnud, nii et ma vaatan, mida selga panna, mul natuke veel aega on ja ma proovin siis rongis selle eelmise nädala vlogi ka valmis kuidagi saada ja õhtul siis üles panna, nii et üks uus mingi India restoran. India, Hiina, Tai, ma ei tea, mis see kus on seal. Põhimõtteliselt mingi chopsticks'i laadne, ma saan aru. Ja me lähme vaatame seal üle. Võib-olla seal on täiega rahvast ainult, ma ei kujuta ette. Aga no ühesõnaga, lähme vaatame üle, saame kõhu
kõhud täis, ma ei ole üldse hommikus söönud. Mõtlen, kas ma võtsin kõik kaasa. Kurat, ma ei võtnud ikkagi enda kõrvaklappe. Sa peid tagasi minema, On äkki jõuab. Ühesõnaga, lähen vaatame, äkki saame kõhud täis. Ja siis meil läheb 13.21 kiiliga juba rong. Ja ega meil siis linna peal väga ei ole aega, kui me lähme otse Mustamäele. Kell 3 hakkab film ja siis vaatame edasi. Praegu süksel. What happens when she's still coming up short? When you realize she's not what you thought. What happens when she's still coming up short? When you realize she's not what you thought. Your actions, they are screaming. Every time you go, I'm reeling. But I can't just change these feelings. 'Cause I live for you. Focus on me harder. Stay a little longer. Baby, don't you leave. I can be a songbird. Never leave you alone. I'll be somewhere you can go home. Üldse ei taha tulla. Want you to feel safe with me. Your favorite place to be. Leave you alone, leave you alone, leave you alone, go home. Want you, leave you alone, leave you alone, leave you alone, go home. Want you. Finko, maanisok. Mä teen sun See on aega. naljakas. No. Laula veel, emme jääb tüttu. Anna. Laula ühe korra veel. Finko, maanisok. Manna. Feel safe with me. Your favorite place to be. Leave you alone, leave you alone, go home. Want you, leave you alone, leave you alone, leave you alone, go home. Want you, leave you alone, leave you alone, leave you alone, go home. Want you, leave you alone, leave you alone, leave you alone, go home. Want you, leave you alone, leave you alone, leave you alone, go home. Want you, leave you alone, leave you alone, leave you alone, go home. Want you, leave you alone, leave you alone, leave you alone, go home. Want you, leave you alone, leave you alone, leave you alone, go home. Want you, No tere. Täna on siis neljapäev. Eile ma üldse ei vloginud. Ma isegi ei tea, miks. Täna on olnud kuidagi tegus päev. Algas nagu ikka tavalise hommikuga, aga kell on saanud juba 4. Ma käisin Lelles ühte saali vaatamas, sest et Boomtiklat tantsustuudio plaanib sellel hooajal laieneda siis Lellesse ja käisin siis vaatamas neid saale, kus oleks võimalik tantsutrenne läbi viia. Peeglitega saal on suht väike, sinna mahuks mingi 8, maks 10 last, mis oleks grupi suuruseks nagu fine samas, minule vähemalt. Ja seal kõrval on kohe siuke suur saal, aga ilma peegliteta. Nii et ma nägin need saalid ära ja nüüd ma pean lihtsalt mõtlema, et kuidas siis, et peeglid on nagu selles mõttes tantsu juures suht olulised. Õppida on kergem ja õpetada on ka kergem. Siis ma võtsin ühendust ühe maakleriga. Siis mul on mingi 1,5 kuud juba olnud selline mõte, et teha Raplasse nagu enda tantsustuudio, nagu stuudio on ju. Et ma ei peaks eraldi kuskilt saale rentima ja mul on jäänud silma üks suurem saal, millel oleks potentsiaali tantsusaaliks. Nii et siuke 40 minutit ootan nüüd seda maaklerit, sest et ma ei viitsi koju minna. Reven magab. Ma võibolla käin kuskilt korraks mingi poest hüppan läbi, aga üldjuhul ma on nagu suht elevil, sest et ma väga tahaks, et see plaan, et öelda unistus, täituks,
sellega, et mul oleks nagu päris enda stuudio nagu füüsiliselt, kuhu ma saan alati minna, kui ma tahan. Ja mida ma saaksin vajadusel ka ise näiteks välja rentida, miks mitte. Või teha mingid muud toredaid üritusi seal. Ühesõnaga, mul on mul on mingisugused mõtted. Ma pean kõigepealt seda nägema ja uurima, kas sellise pinna peal üldse on võimalik teha tantsusaali, sest et ta asub nagu keskuses sees ja ma ei tea, ühesõnaga ma uurin. Ma alustasin siis üleeile uut raamatut Colleen Hooverilt ja Lootusetu ja nii hea raamat, ma sain selle täna läbi. Miks ma alles nüüd nagu raamatud enda jaoks avastan? Kooli ajal ma vihkasin raamatute lugemist, sest et kohustuslik kirjandus ei olnud minu maitse, on ju. Ma mäletan, et ma alati mõtlesin, et kuidas nad suudavad raamatut lugeda, no kuidas see võimalik on? Võt. Nii nagu näha, siis ma olen vahepeal jõudnud kodust läbi käia, Preveni üles äratada, siis natuke Preveniga tegeleda ja siis ma nüüd tulin koertega jalutama. Mul sai siis käidud ja hästi läks. Mulle saal väga meeldis, minu arust on palju potentsiaali. Sinna oleks siis vaja lihtsalt panna mingi teine põrandakate. Ma lihtsalt ei kujuta ette nagu mida, sest et ma ju ei hakka sinna mingi parketti või midagi nagu panema. Ma arvan, sest et ma kujuta ette, kui palju siis maksma läks. See on mingi pea 100 ruutu see ruum. Ja kas ma üldse tohiks? Ühesõnaga, praegu on kõik ülilahtine. Aga muidu see nagu sobiks hästi, sest et seal on nagu ma ütlesin, pea 100 ruutu ruumi mõttes. Oleks seal ruumi tantsimiseks küll ja veel. Pluss ma saaksin sinna endale mingi, ma ei tea, kas siis kontorinurga, mitte päris kontorinurga, aga lihtsalt sinna mingi istumiskoha teha, kus ma saaksin siis vajadusel ka enda kontorit teha. Ja siis olekski vaja lihtsalt peeglid veel seina saada, nagu that's it. Lähme siit! Seal on praegu siis maas nagu plaatpõrand. Ja no plaatpõranda peal sa ei tantsi. Pikas perspektiivis kindlasti mitte. Mul oleks vaja vähemalt seal mingi ala teha siis kas mingisuguse matiga või siis mingi parketilaadsusega nagu. Pean veits enda kasuisaga konsulteerima. Ta jagab veits nagu biiti. Aga üldjuhul maakler pidi rääkima siis omanikega, et kas minu kontseptsioon selliselt võiks sinna nagu sobida, sest et ikkagist sõbralt sõbrale on täpselt seal vastas ja neid ruume eraldavad ainult klaasid. Nii et põhimõtteliselt nagu seal ei ole nagu otseseid seinasi vahel, nii et ma kujutan ette, et siuke müra nagu just nendel tundidel, kui meil on tantsutrennid sees, siis see võib olla nagu häiriv, aga ma ei kujuta ette ka. Vaata, kus ta tõmbab niimoodi. Näed või? No tšau. Ma avastasin, et ma ei olnudki rääkinud siis selles filmis täpsemalt, et kas meile meeldis, kuidas meil meeldis. Ja nüüd on küll paar päeva möödas, aga sellegipoolest võib-olla saanud asja natuke seedida. Ütleme nii, et neile, kes on siis raamatu läbi lugenud,
siis sellest filmist jäi natuke väheks, sest et väga olulised detailid olid välja jäetud millegipärast, kuigi minu arust oleks need detailid teinud selle filmi nagu palju paremaks ja ma isegi ei oska öelda, miks need siis nagu välja jäeti. Aga üldpildis mulle nagu meeldis see film just sellepärast, et seal olid need tegelaskujud olid nagu küpsemad. Nad ei olnud raamatu järgi 20-ndates, vaid nad olid siis juba 30 pluss minu arust seal filmis. Selles mõttes see film oli tehtud niimoodi, et sa armuksid sellesse pahasse, nagu et sa saaksid tunda seda, mida Lili tundis, et ta pidi ju tegema selle raske valiku, on ju. I'm sorry, aga minu arust filmiatlas ja raamatuatlas välimuselt olid nagu öö ja päev. Nagu mina kujutasin atlast enda silmis nagu täiesti teistsugusena ette. Ja siis filmis ma natuke nagu emotsin ära, et mis asja, see on atlas. Aga nagu selles mõttes, et nagu filmi jooksul hakkas mulle nagu ikkagi kuidagi meeldima ja ma ei tea, see weird. Aga jah, minu arust see film, vähemalt minuga toimis see film nii, et ma armusin pahasse ja mina läksin lõpuks ralli valinud. Nagu kes teab, see teab, aga nagu pluss nagu film ei teinud ralli nagu nii pahaks ka kuidagi raamat. Raamatu põhjal ma oleksin valinud atlase, filmi põhjal ma oleksin valinud ralli. Jah, on ju, eks ju, ma ei tea. Andke teada, kui sina oled lugenud, no ükstapuha, kas sa oled lugenud raamatut või sa oled näinud filmi või sa oled teinud mõlemat, siis anna teada, kelle sina oleksid lõpuks valinud, kui sa oleksid Lili olnud. See oleks ülihuvitav teada. Nii et please anna teada. Ma nagu tahaks teada, kas ma olen nagu ainus, kas filmi põhjal ma oleksin valinud ralli, aga raamatu põhjal oleks valinud atlase. Aga nagu, mida teie oleks teinud nagu? Lihtsalt siuke mõttekäik siia, andke teada. Mul oleks väga huvitav lugeda. Nii et raamatule ma annaksin 5/5 ja filmile ma annaksin 3,5 5. Raamat oli kindlasti parem. Aga samas ma ei ütle, et film halb oli. See oli sellega poolest väga hea vaatamine. Aga teate mis, ma arvan, siinkohal ma tõmbangi selle nädalase vlogi kokku. Et sa vaatasid, mul oleks üli hea meel, kui sa mind subscribe'iksid ja ikkagi follow'ksid Instas ka @Krissuke kuudega Krissuke ja näeme sinuga järgmisel nädalal uues vlogis. Olge tublid, olge hoitud. Ciao!